Tere, olen Eve Reisalu ja vaatame nüüd edasi, kuidas oma slaidi esitlusele sisu luua. Ja täna me loome siis nüüd pilte. Pildi ma soovin lisada kohe pealkirja järele uuele slaidile. Ja selleks ma valin siit uue slaidi plussmärgi kõrvalt sellest väiksest noolekesest uue küljendusega slaidi ja selleks ma valin tühja slaidi. Nii, pildi lisamiseks on kaks varianti. Üks on siis siin kujutis, sisesta kujutis ja teine täpselt sarnane on siis sisesta alt. Sisesta pilt ja nüüd on variandid laadi arvutist üles, ehk kui ma olen eelnevalt omale arvutisse salvestanud mõne pildi, mida ma soovin kasutada, siis ma vajutan seda. Kui ma aga ei ole veel pilti leidnud, siis ma saan siit veebist otsida. Ja siin all on veel teisi võimalusi ka. Ma sain oma Drive'ist otsida, fotogaleriist ja lingi alusel ja ka kaamerat kasutades, aga enam kasutatavad on siis need, kui mul on eelnevalt arvutisse salvestatud või kui ei ole, siis kasutan Otsi veebist. Valingi Otsi veebist. Nüüd siia paremale poole ilmub siis otsingu koht, kuhu ma sisestan otsitava sõna. Kui ma olen eelnevalt mingit pilti otsinud juba, siis ta annab vaikimisi selle viimati otsitud sõna. Meie aga tahame otsida seente pilti ja kirjutame siia sõna seened. Kui mul on sõna ära kirjutatud, siis ma vajutan Enter ehk reavahetusklahvi. Mul tuli siia päris palju seenepilte nüüd, aga kui pilte väga ei tule, siis soovitatavalt kasutada ingliskeelset sõna, siis annab rohkem piltide võimalusi. Aga siin on nüüd täiesti pildid olemas ja ma otsin siit omale nüüd meeldiva pildi välja. Nii, võtame selle pildi. Kui ma liigun hiirega pildi peal, siis näete, ilmub siia pildi nurka suurendusklaasi märk. Kui ma sellel suurendusklaasi märgil klõpsan, siis tuleb see pilt suurelt ette ja üleval vasakul on ka otselink internetti, kus ma selle pildi siis üles leian. Ja näete, ta avanes mul uue vahelehena, et minu slaidi esitlus on siin olemas ja siin on nüüd mul ka see interneti lehekülg, kus see pilt on. Siit ma saan vaadata üle veel autoriõiguse litsentsid. Ma näen siin, millal on see pilt tehtud, kes on selle pildi autor ja saan lugeda ka, et seda pilti siis tuleks kasutada nii, et viidata tuleks autorile. Nii, see pilt mulle meeldib. Ma võtan siit samast kohe ära ka selle pildilingi. Klõpsan üleval, teen selle aktiivseks. Kui mulle see link ei lähe kohe siniseks aktiivseks, siis ma lohistan hiirega üle. Teen parema hiire klõpsu, kopi, lähen oma esitlusse. See pilt mulle meeldib, panen sisesta ja ilmuski see pilt mulle minu töö peale. Nüüd, kui ma tahan seda pilti väiksemaks või suuremaks teha, siis ma tohin seda teha ainult nurkadest. Kui ma teen seda külgedelt, siis pildi proportsioon muutub. Nii, moondub. Kui nii juhtub, siis siit tagasivõttu noolest ma saan oma algse variandi tagasi. Mina teen seda pilti hästi natukene väiksemaks ja viin teda üles poole. Kuna sellele pildile pidi panema ka viite juurde, siis ma seda nüüd ka teen. Siin on tekstivälja lisamise koht. Klõpsan selle peal ja nüüd mu hiire kursor muutus plussmärgiks. Ja kuhu ma siis klõpsan, sinna ilmub siis tekstiväli. Võin ka, nii panen jälle tekstiväli, kui ma klõpsan pildi peal, näete, tuleb see pildi peale. Teen parema hiire klõpsu ja kleebi. Ja nüüd on see link siin peal.
väga kehvasti loetav siin pildi peal, lohistan ta või tõstan ta siia pildi alla. See aadress ei pea olema nii suur, ma teen selle väiksemaks, sest see ei olegi mõeldud kaugelt lugemiseks, see aadress, vaid on korrektne, et see pildi viide on siin olemas. Nüüd ma võin kohe selle sama asja ka kasutatud materjalide alla ära panna, et ma ei peaks hiljem otsima internetist seda pilti taga, et kes oli pildi autor ja millal see pilt oli tehtud. Lähen kasutatud materjali slaidile, klõpsan siin teksti lisamiseks. Kuna mul tuleb arvatavasti siia palju materjali, siis ma sooviksin, et mul oleks siin täpploend. Täpploend on siin rohkem all, klõpsan ja näete, täpploend on siin olemas. Siin on erinevaid täpploendi kujunduse variante, aga minule meeldib see kõige traditsioonilisem. Nii. Ja kleebin siia ka selle interneti aadressi. Kui ma vajutan nüüd tühikumärki, siis läheb mul see link aktiivseks. Lingi taga peab olema ka see kuupäev, millal ma selle pildi internetist võtsin. Nii, kirjutan selle siia pildi taha. Meil on teada foto autor ja aastaarv sellelt internetileheküljelt, siis me siia kasutatud materjali alla lisame ka vastavad andmed. Nii, kõigepealt siis tuleb fotoautor, läheme uuesti oma pildi juurde. Nii, fotoautor on meil Ilme Parik. Nii, kirjutan perekonnanime Parik, eesnime esitäht. Nii, siis sinna järele tuleb panna sulgudesse mis nii, moment. Nii, panen siia sulgudesse, mis kuupäeval see pilt või mis aastal see pilt on tehtud, 2013. Nii, 2013. Punkt. Siis tuleb foto pealkiri. Vaatame, foto pealkiri on nüüd see Seenemaailma vääratused, pilvik 1. Paneme selle, võtame siit, kopeerime. Kopi. Nii. Ja nüüd, kui ma kleebin, siis ma kleepimiseks mitte ei kasuta kleebi, sest siis ta kleebib mulle selles vormingus, nagu ta oli seal internetis, vaid mina soovin oma esitluse vormingut, panen kleebi ilma vorminguta. Nii. Punkt. Ja nüüd tuleks siia taha panna nurksulgudesse, mis meediatüüp sellel teosel on. Ja meil oli kasutusel siis foto. Nii. Ja kirjutangi siia foto. Nii. Ja punkt. Nii. Nüüd on jäänud kirja suurus siin erinev. Siin on selle kirja suurus on 18 ja sellel on 20. Nii et nüüd me peame seda ühtlustama. Lohistan hiirega üle ja valin siit siis 18. Kui muidu on kirja suurus alates 20 ja suurem, et see oleks vaatajatele näha ja hästi loetav, siis kasutatud materjali loend võib olla natukene väiksem. Ja nüüd on meil ka juba korrektselt vormistatud. Nii. Ja nüüd, kui ma soovin jälle uut pilti, siis ma jälle saan siit uue küljendusega slaidi alt panna tühja slaidi ja lisada siia pilte juurde. Aitäh! Ja järgmises esitluses või õpetuses vaatame siis, kuidas teemat muuta
ja mis nüansid vajavad seal tähelepanu. Aitäh!